Tere, mina olen Liilit. Ja mina olen Kerli. Tervitame teid podcastist Moodne talu, kus toome teieni Eesti moodsate talude põnevad lood. Meie vestlused viivad teid Eesti toidutootjate juurde, et tutvustada nende lugusid laiemale kuulajaskonnale. See podcast on mõeldud nii põllumajandustootjatele, hobitalunikele, profikokkadele kui kirglikele kodukokkadele. Ning kõigile Eesti toidu nautajatele, kes kujundavad seda, kuidas me täna toitu toodame ja tarbime. Meie podcastis räägime sellest, et piim ei ole lihtsalt piim. Ja õun ei ole lihtsalt õun. Puhta toidu tootmine ja tarbimine on isiklik avaldus, mis peegeldab meie väärtusi ja unistusi maailmas, kus tahame elada. Moodne talu podcasti toob teieni Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. Tere tulemast Moodne talu podcasti. Mina olen Liilit Kirss. Täna oleme Väike-Maarja vallas Ärina külas ja vestleme Rando Vinkiga. Supertoiduainete tootja Vinkiman OÜ tegevjuht ja üks asutajatest. Vinkiman OÜ on Eesti perefirma, mille juured ulatuvad 2012 aastasse. Nende missioon on populariseerida ebakedooniat ja küüslauku, pakkudes tarbijatele maitseelamusi ja tervislikke tooteid, mis on siis ühtlasi ka valmistatud Eestimaa pinnal. Rando Vink jagab meiega oma kogemusi ja arusaamu, kuidas Vinkiman on suutnud tuua Eesti supertoidud laiemale publikule ning millised on tulevikuplaanid ja nii kodumaal kui ka eksporditurul. Ebakedoonia melissi roheline jäätee, Ebakedoonia pihlaka limonaad, Ebakedoonia toonik, õuna Ebakedoonia pihlaka mee vahuvein, Ebakedoonia krõps, Ebakedoonia maius, küüslaugu krõps, küüslaugu pulber, fermenteeritud küüslauk, ökoloogiline küüslauk. Rando, räägi meile, kuidas sündis idee Vinkimani asutamiseks ja miks otsustasite keskenduda just Ebakedooniale ja küüslaugule? Tere ka minu poolt. Kus sündis idee? Alati peab midagi elus juhtuma, et midagi uut sünniks ja kuskilt otsast alustada. Nii ka oli meil aastal 2012, kui mu emal toimus elus siis elumuutev sündmus ning selle tulemusena istusime perega maas ja mõtlesime, et kuidas leida eeskätt talle siis rakendust. Ja arvestades asjaolu, et meie perel ja see täna, kus me siin oleme Ärina külas Tonna kinnistul, ei ole väga palju maad, suurusjärgus kuskil 10 hektarit, siis pidime tõsiselt mõtlema selle üle, et mis oleks see asi, mida saaks nii väiksel hektaraažil kasvatada. Ja õnneks minu isapoolses suguvõsas on minu tädi siis toidutehnoloog, kes siis täna töötab Valgamaal ühes moositööstuses ja andis nõu, et hakake Ebakedooniat kasvatama. Et täna või sellel hetkel nad ikkagi olid suures osas nagu ilutaimena aedades ja meie vanaemad ja vanavanaemad tegid temast tavaliselt sügisel, siis kui vili valmis oli, suhkrusiirupisse sellist legendaarset maiust, mida siis talvel siis sai tee sisse panna. Ja ega muidugi, kui mina sellise mõttega nagu lagedale tulin, siis mu ema ja isa ajasid ikkagi silmad suureks pähe, et kas sa oled nagu lolliks läinud, et sul endal nagu nii aega tegeleda sellega ei ole, et vennaga tegelete hoopis teises valdkonnas ja et nemad ei ole nõus. Aga ikkagi pika pressimise peale me esimesed 1000 taime panime maha. Sealt muidugi saime esimese sellise valusa õppetunni, et esiteks enne istutamist me uurisime, kuidas üldse istandit rajada ja kuidas võiks need peenrad välja näha ja nii edasi. Aga kuna ühtegi konkreetset näidet võtta ei olnud, siis tegime kõik seda oma peaga. Ja täna muidugi uhkusega võib näidata, et kuidas ei tohiks taimi siis istutada. Aga õnneks on need taimed ikkagi meid kõik need aastad kenasti teeninud
ja ma usun, et siin järgneva 2 aasta jooksul suudame need esimesed 9 vaguga väärikalt pensionile saata, nii et Islandit uuendada. No, Rando, räägi seda, et mis teeb siis Epokedooniast ja küüslaugust sellise erilise supertoidu, mis on nii väärtuslik? Kui me räägime Epokedooniast, siis Epokedoonia sisaldab hästi palju C-vitamiini ja võib-olla see on kõige suuremas kontsentraadis selles viljas. Loomulikult on erinevaid mineraale ka ja võib-olla me oleme ka siis Vinkimonina uurinud Epokedooniat täna kõige rohkem, et kui me lööme Google'i otsingusse Epokedoonia, siis me saame sealt erinevatest portaalidest erinevaid, kuidas öelda siis, nagu tõdemusi, et kui palju võiks süüa ja nii edasi, et siis võib-olla siinkohal ma viljast endast väga palju ei räägikski, aga võib-olla siin oleks asjakohane tuua esile hoopis üks teine nüanss, et portaalides räägitakse, et kui tervislikud on Epokedoonia seemned, siis jah, on, aga mitte keegi ei tea seda, et nad on ka ülimürgised. Et meil on täna laborist läbi käinud, meil oli tegelikult, kui me Epokedooniat uurisime, plaanis teha Epokedooniast seemnejahu, aga viimasel hetkel veel siis saatsime selle seemnejahu Itaaliasse laborisse ja kui piirnorm on 20 milligrammi kilo kohta, siis laborist, kui analüüs tagasi tuli, oli seal 600 milligrammi kilo kohta. Ehk siis 280 laias laastus milligrammi kilo kohta on juba tappev. Et naljaga pooleks võiks öelda, et seal on siis vesinik tsüaniidape ja natsid siis omal ajal tapsid juute sellega, nii et siinkohal palve tegelikult kõigile blogijatele ja propageerijatele, et ennem ikkagi tõsiselt ja veenduda sellesse, et see seeme oleks ohutu. Ja me mitmes kohas me ise isiklikult olen ka nendele inimestele teinud viisakalt märkuse, et tegelikult kui te analüüse teinud ei ole, et siis et teiste inimeste elude peale seda propageerida ei saa. No ma saan aru, et te panete hinge ja südame tootearendusse, et kuidas üldse sünnivad uute tootete ideed ja milline see protsess siis tegelikult Vinkimonis välja näeb ideest teostuseni? See on väga hea küsimus sellest, et kui me supermarketisse lähme, siis me näeme, et valik on rikkalik ja äärmusest äärmusesse. Ja või isegi on raske öelda võib-olla seda, et kui ma ise võib-olla olengi kõige suurem see ideede generaator, et täna sa lähed nagu marketisse, sa ei vali pigem toitu endale korvi, vaid et sa vaatad seda joogiletti ja siis mõtled nende maitsete peale ja mõtled selle peale, et kuhu see Epokedoonia võiks sobida, mis maitsetega võiks kokku sobida. Meil on hästi palju retseptikatsetusi olnud ja ega iga asjaga seda ikkagi kokku panna ei saa ka. Ja loomulikult meie nagu põhieesmärk on sobitada Epokedooniat kodumaal kasvatavate erinevate marjadega, et propageerida ikkagi kodumaa toodangut. Ma lihtsalt siia vahele küsin huvi pärast, et mis on huvitavad maitsed, mis Epokedooniaga näiteks kokku sobivad, on see midagi soolast, magusat? No võib-olla kõige eksootilisem on täna Epokedoonia limonaad ühe konkreetse kanepiõisikuga. Meil on retsept juba viimased 3 aastat lauasahtlis. Miks me ei ole seda pudelisse pannud, sest et see kanepiõisik maksab niivõrd palju, et keegi ei tahaks seda 15 eurost pudelit osta lihtsalt. Nii et kui keegi tahab konkreetselt seda kanepide õisikut kasvatada nagu, et ja mõistliku hinnaga, et siis me oleme kohe valmis seda pudelisse panema. Räägime ajalisest plaanist ka, et kui kaua tegelikult võtab aega, et üks idee saaks poelettidele? Kui me alustasime,
siis no muidugi meil ei olnud mitte midagi, mille baasilt midagi katsetada, siis esimene traditsiooniline limonaad, no suurusjärgus aasta. Aga täna kõik teised maitsed on suurusjärgus seal 4-7 kuuni. Et sa teed retsepti valmis, sa lased seista, sa annad inimestele proovida, teed muudatusi ja peale seda siis tegeled disainiga ja vahest on ka nii juhtunud, et need maitsed nagu ei lähegi, et sul kuidagi mõne aja pärast maitsemeel on muutunud. Kas küüslauguga on umbes sama periood? Küüslauguga õnneks on lihtsam, et seal jah, võib-olla 2-3 kuud nagu. Disainist rääkides, mulle tohutult meeldib Vinkimani disain. Kellega koostöös see on sündinud ja kuidas see protsess välja näeb? No siinkohal ma toon esile oma elukaaslast Liisi, kes on ma ei taha ütelda, et kunstnik, aga ta on disaini õppinud ja võib-olla tema on sisendite andja olnud ja konkreetselt siis üks agentuur on selle ära vormistanud. Aga alati käib disain nii-öelda kooskõlas teiega sünnib, on ju? Ikka jah. Me ütleme, et kui me oma esimese disaini tegime, kus meil oli siis Vinkimon ja Vinkimoni logos oli ka mesilane. Me ise võtsime küll seda mesilas, kes eksponeerib puhast loodust, aga kui me siis pidime liikuma selles suunas, et rohkem esile jääda ja välja tulla, siis meil agentuur algul ütles, et mis see mesilane tähendab, eks, et mesilane ju sümboliseerib hoopis mette, kuigi meil oli mesile jaoks hoopis teine tähendus. Nii et praegusest logost siis tõesti mesilane on ära kadunud ja agentuuri poolt oli ka algul sisend, et ma kasutan valget tausta ja musta kirja, aga mina sellise võib-olla vastiku inimesena ka, et ma printisin selle esimesed need etiketid välja ja läksin reaalselt kaubanduskeskusesse, panin selle leti peale ja kui sul on 10+ ühikut samasuguse stiiliga, siis miks klient peaks valima Vinkimoni, eks? Ja võib-olla kõik ongi pannud ka nagu imestanud, et teil on väga julged värvivalikud. Et võib-olla see oligi ka minu ja siis minu elukaaslase taotluslik soov, et kui väikse ettevõttena muud moodi esile ei kerki, siis me peame eristuma värvidega. No, täna ma saan aru, et kasvatate kõike ise, korjate kõike ise, kõik on nagu siin selle talu lähedal ju olemas käejala juures, aga kui me räägime nüüd mahtudest, siis palju tegelikult kas siis korjate tooteid aastas või toodangut aastas või siis nagu, et palju te toodate üldse, et kui suured on üldse Vinkimani mahud? Ütleme, et me alustasime siis oma toodete või ütleme, et toorme väärindamisega pärast Covidit, sest et me olime siis sunnitud seda tegema. Oligi 2 võimalust, kas me jätkame või lõpetame. Aga kuna nii palju aega ja vahendeid oli panustatud, siis me tegime otsuse, et jätkame. Ja ma võin öelda, et me väikse ettevõttena meil on hetkel kasvukõver ikkagi ülespoole, mahud suurenevad, rohkem inimesi leiab meid ja hetkel veel me oleme tulnud välja oma kasvatatud toormega, aga tulevikus me kindlasti peame hakkama seda sisse ostma, et kui me veel soovime ka eksporti teha teatud toodetele, siis me lihtsalt ei tule sellega välja, sest et hea näide on küüslaugust, et meil on küüslaug koristatud. Kui me 2023 koristasime märgamassi kuskil 3,5 tonni, siis sellel aastal
koristasime oluliselt vähem. Mis juhtus? Sügis oli hästi vihmane, küüs sai vihma sisse pandud, maa külmus ära, kevad oli külm ja jäi põdema, et ei tulnud seda loodetud saaki. Ehk siis, kui meil on toode ja me tahame oma partneritele seda konkreetset toodet stabiilselt pakkuda, siis me peame lihtsalt kellegiga kokkuleppeid sõlmima. Aga hetkel me seda veel teinud ei ole ja oleme oma varudega hakkama saanud. No kuna kõik on siin on ju oma hoovil põhimõtteliselt kasvab, et valmistate oma tooteid ilma igasuguse keemiata, aga kuidas te tagate selle toote puhtuse ja kvaliteedi, nii nagu kord ja kohus ette näeb siis? No hetkel on seda lihtne olnud teha, sest et me teame, mis me oma põllule paneme, kuidas me korjame, kuidas me peseme, sorteerime ja nii edasi. Aga kui nüüd võtta asjaolu, et me peame mingil ajahetkel seda sisse hakkama ostma, kui me näiteks küüslauku, siis meil on täna väga hea küüslaugu kuivati. Et kui me teame, et paljudel küüslaugu kasvatajatel sellised võimalused puuduvad, et nad ikkagi kasutavad päikest ja tuult ja kõike muud ja me tahame toodet valmistada, siis me oleme täna proovinud rehkendada näiteks küüslaugu puhul küüslaugu märja massi hinda. Ehk siis me ostaks kasvatajalt märja küüslaugu, tooks ta siia, ise kuivataks, teeks analüüsid ja läbi selle me siis suudaks anda ka küüslaugule tõenäoliselt säilivuse jahekapis, et meil oleks aastaringselt võtta. Vastasel juhul, kui me usaldaks võib-olla, mitte et nad nüüd ei kuivata kuivaks küüslauku, teised kasvatajad ma pean siis silmas, aga et olla kindel, et sul, ma ei tea, detsember, jaanuar, teed jahekambri lahti ja vaatad, et sul on küüslaul hallitus seljas, eksne, et siis pigem ikkagi läbi selle on võimalik, mulle tundub seda protsessi kontrollida, sest me ise oleme näinud, et kui sul puuduvad vahendid korralikult küüslaugu kuivatamiseks, siis kahjuks detsember, jaanuar on see murdehetk, kus küüslaug läheb käest ära. Ka meil on varasemalt läinud. Kas te kaalute mõne uue tehnoloogia või meetodi kasutusele võttu ka oma toodete arendamisel ja tootmisel või olete seda juba rakendanud? Osaliselt oleme rakendanud, aga ma ütleks võib-olla siin sellise mõtte, et kes automaatikasse investeeri, läheb pankrotti. Ehk siis meie veendumus ja arusaam on selles, et me peame investeerima automatiseerimisse, võimalikult vähe inimeksimust ja läbi selle on siis võimalik tagada tootele kõrge kvaliteetne. Ja ma saan aru, et siin on parasjagu teil ka ehitused käsil. Ja, ka siin meedia kajastas lühidalt, et Vinkimonil lisaks ebagedoonia ja küüslaugu kasvatamise kõrval siis on täiesti uue ärisuuna arendamine ehk siis kaun- ja teraviljadest looduslike magusainete ehk siis ekstraktide tootmine. Et kuna tänapäeval on kerkinud tõsiselt teemaks suhkur ja selle nii-öelda pahed, siis me teame ju väga hästi tegelikult, et suhkur ja pruun suhkur on tegelikult saadud ka keemilise aine töötlemise tagajärjel. Et siis meie pakuks võib-olla sellele tootele alternatiivi, et ei oleks ainult tavaklient, vaid ikkagi ka toidutootjad, kes neid asju kasutada saaks. Nii et me oma piloot väikeseadmetega oleme erinevaid ekstrakte tootnud kaerast, nisust, riisist, linastatud odrast. Et aga põhimõtteliselt on võimalik, nagu ma ütlesin, et kõigis kaun- ja teraviljades, kus on tärklist, et seda teha. No musta küüslaugu pasta on üks teie fookustooteid, et kuidas see toode sündis ja millised on selle kasutusvõimalused? Kui me soetasime endale musta küüslaugu ahju ja selle ahju soetamise vajadus oli siis
pigem see, et sellest valgest küüslaugust, kas sa siis kuivatad teda või teed pulbrit, jääb temale ikkagi selline vänge ja lõhnav asi külge. Ja kuna must küüslauk tegelikult ju Eesti turul ei ole midagi uudset, et teda on ju siin toodetud erinevates variatsioonides, isegi on ju õisikud seal mustaks tehtud ja pulbriks jahvatatud, siis jällegi, et mitte kopeerida ja tulla teise ettevõtte nagu mängumaale, et mõtlesime, et äge oleks ju teda kasutada hoopis mingites kastmetes. Ja siit sellest tulenevalt oligi, et me ei pea täna ainult rääkima pastat. Pasta on võib-olla kõige viimane toode, mida me mõtlesime, et saaks pagaritoodetes või siis riisiroogades või siis kuskile lihakastmetesse sisse panna. Et enne seda meil tegelikult oligi musta küüslaugu ketšup, musta küüslaugu teriyaki ja musta küüslaugu universaalne lihakaste pohlaga, et mis siis ühel Soome messil said väga positiivset tagasisidet. Ja ma peaks mainima, et ka must küüslauk, nii nagu on juba meedias ka räägitud, ütleme, et internetis saab lugeda selle kohta, et ta on väga tervislik. Ja ta on ka väga maitsev, ma just hoian ühte käes ja sõin ära siin 2 küünt, et kuidas see saab selliseks nagu super maitsuks nagu tooteks? Tegemist on siis kuumfermentatsiooni protsessiga, ehk siis on ahi. Meie soetasime siis ahju, kus meil läheb suurusjärgus kuskil 200 kilo korraga sisse. Sealt tagasi me saame circa 170 kilo. Ja see protsess on siis kokku kuskil 25 päeva. Et siis temperatuur vastavalt ajale varieerub seal 50 kuni 85 kraadini. Ja ma ütleks, et see protsessis koosneb nagu kahest osast, et üks osa ongi see nagu fermentatsiooniprotsess ja teine osa on siis kuivatamise protsess. Et kui ta nüüd see esimene tsükkel lõpeb, siis tegelikult sa saad ise valida, kui kuivaks sa lõpuks ta kuivatad nagu. Ja me tegime neid katseid omajagu, ma arvan, et 10+. Et kui me kuivatasime minu meelest 15 päeva, siis temast saab selline kummikommilaadne asi. Mulle väga maitses see. Aga see on nüüd konkreetselt? Aga see on vähem. See on... No ta on peaaegu, ta ei ole üldse küüslaugu maitsega, ta ongi siukene nagu kaste küüslaugu kujul, aga ma ei tea, ma oletan, et ilmselt enamus inimesi on maitsud, ma ei ole vist seda niimoodi süüvinud sellesse, aga mulle nii maitseb see on tohutud hea. Ja, et seda on oluliselt vähem ja ma arvan, et me andsime ka erinevaid variatsioone, ehk siis erinevalt kuivatatud mugulaid inimestele proovida ja sealt me siis leidsime selle tõe nagu, et mis võiks nagu inimesele meeldida. No millised on peamised väljakutsed ja võimalused Eesti turul? Ma arvan, et kui sa oled ise aktiivne ja viitsid tegeleda, siis ei peaks nagu väga võib-olla nutma asjad üle. Et ja ütleme niimoodi, et meil väikse ettevõtjana, et üldse nende toodetega nii Ebaquitonia kui selle musta küüslauguga näiteks turule tulla, siis me oleme tegelikult loonud sellise kontseptsiooni, et me katsume ise midagi valmistada, vaadata, kuidas ta sinna sobib, sest et paljudel suurtootjatel või üldse tarbijatel on see esimene küsimus, aga kus ma seda kasutan? No, kui sinule maitseb siin see must küüslauk niisama, aga tegelikult on ta võib-olla selline ikkagi intensiivsem, Nissitoode kindlasti. Ja igaüks seda suhu ei võta. Ma võiks ka ütelda, et näiteks minu poeg ei võta teda suhu, sest et ta ütleb, et see on tema jaoks nagu selline natukene vänge. Aga me musta küüslaugu pasta panime siis leiva sisse ja see on, ma pole kunagi näinud, et nii palju leiba sööb, et võib-olla see ongi, et me oleme võtnud selle suuna, et näidata, et need sobivad sinna sellesse tootesse, olge head,
teil on suur tehas, katsetage, proovige, et see on nagu toiminud. Ma saan aru, et tegelikult teil ongi mõned päris lahedad koostööd juba ka käsil, et räägi nendest natuke lähemalt. Ja siinkohal ütleme, et kui me räägime mustast küüslaugust ja nendest kastmetest, siis ma tõesti tooks esile Eiki Alliku ja Päts OÜ, kes pole kunagi, ma loodan ka tulevikus ei ütle ei, et ta on alati võtnud toorme vastu. Ta on ise öelnud, et ka temal on huvitav katsetada, et me oleme, kui me just enne mainisin seda leiba, siis kus seda pastat on sisse pandud, et ka see on temal olnud päris huvitav väljakutse, et ta on neid leibu erinevas või variatsioonis küpsetanud, et mänginud just sellega, et leida see tasakaal, et kui palju seda pastat sinna sisse panna. Ja huvitav asjaolu on selles, et kui tavaliselt musta leiva küpsetamisel lisatakse sinna ka siis suhkurt ja tumedat linnase siirupit, siis selle leiva puhul ei ole siis lisatud suhkurt ja ei ole ka kasutatud tumedat linnase siirupit. Ehk siis musta küüslaugu pasta on värvinud selle leiva ise pruuniks. Kas tema tuli sinu juurde selle mõttega või sina läksid tema juurde selle mõttega? Üldiselt ikka mina lähen sinna, kus kellegil mingid asjad on ja kogemused. Nii et... Ja tema ütles, et katsetame või pidas seda ideed keskmiselt süükseks hullemaks katsetuseks? Ma ju tema pähe ei näe nagu, et ta võis ju sellel hetkel erinevaid mõtteid mõelda, aga ta oli nõus ja me tegime ära, nii et. Ja võin siinkohal öelda ka, et see leib maitseb super hästi, olen seda juba saanud 2 korda maitsta, et tõesti see mekk on sinna kuidagi ära peidetud, midagi ei tule tungivalt esile, väga mõnus, nii et Rakvere. Nii et jah, nii et ma loodan, et tõesti teda siin lähitulevikus on võimalik või lähitulevikus on ka teistel võimalik seda siis juba osta ja proovida ja tagasisidet anda. Nii et. Aga lisaks Pätsile? Lisaks Pätsile on meil koostöö näiteks Jaani Hansoga, et me oleme koostöös nendega siis tootnud, no ütleme, et tema on tootnud, meie võib-olla oleme oma mõtetega läinud tema juurde ja toorainega, et kuule, mõtle midagi välja. Ja selles suhtes on meil hästi läinud, et meil on täna meie kaubamärgiga siis Pulle on meil 3 erinevat vahuveini, Ebagudoon ja õuna mee vahuvein, mis on saanud siis kuldmärgise Sommelieride liidult ja teda on pakutud ka presidendi vastuvõtupallil tervitusjoogina. Samuti siis on rabarberi õuna Ebagudoon ja mee jook olemas. Tema sai siis eelmisel aastal kuldmedali endale kaela ja on pihlaka, Ebagudonia, õuna ja mee vahujook, mis siis sai hõbemedali kaela. Ja küüslagu tooted ei ole ju kehvemini läinud, et mis tunnustusi nemad on saanud? Kui küüslaugust rääkida, siis aastal 2021 pärast Covidit võib-olla siis valges küüslaugust oligi meie esimene toode küüslaugu krõps. Küüslaugu krõps, et see siis valiti Taluliidu parim talutoit konkursil esmakordselt parimaks tervisetooteks. Ja sealt edasi tekkis meil idee, et poelettidel on hästi palju võimalik osta Eestisse sisse toodud erinevas variatsioonis küüslauke. Aga meil siis tekkis idee, et prooviks ise fermentatsioonimeetodil seda küüslauku teha. Aga selle toote sünniajalugu on selline, et olles ise selline hobi jahimees, siis ja igal aastal on ka jahimeeste kokkutulek, siis seal oli üks vanem härra, kes iga kord seda küüslauku müüs nagu. Ja esiteks see oli krõmps ja väga hästi maitsestatud. Ja
ükspuha, kui palju sa temaga rääkisid või kui palju temaga pitse tõstsid, eks nagu. Siis seda saladust ta mitte kunagi ei avalikustanud, et kuidas ta seda teeb nagu. Nii et jällegi olime ise olukorras, kus me pidime hakkama katsetama. Mitte, ma arvan, et see on see, mis nüüd eelmine aasta poelettidele jõudis ja väga mitmeid tiitleid endale külge sai. Ma julgeks pakkuda, kas on 7. versioon selles pakis nagu, et me ise rahule jäime nagu. Aga sa oled ju proovinud, et võib-olla sa ise kirjeldad seda maitseelamust nagu. Siuke mõnusalt krõmps snäkk, mis jällegi isegi kui sa ei ole väga suur küüslagu austaja, siis ma arvan, et sellega peab katsetama, sest et see maitse on nii üllatav, et ja väga mahe tegelikult, et ka nii saab. Ja ma ei oska öelda, kas see oli nagu selline lihtsalt, et ta ongi hea või tõesti ka presidendi peakokale Taigole meeldis, et seda toodet ju pakuti ka selle aasta presidendi vastuvõtul tervitus Hampsunene. Okay. Nii et kui kedagi huvitab ja tahab järgi teha, et siis lihtsalt retsept oli selline, et võis praetud must leib, suitsune seapõsk, viil peal ja siis oli lõigatud seda meie küüslauku sinna peale. No tegelikult nii palju eksootikat, kuidas on su mõtted seoses ekspordiga, et millised on olnud su senised kogemused rahvusvahelisel turul üldse nagu selle kompamisega ja mis on tulevikuplaanid selles vallas? Me käisime selle aasta märtsi alguses Soomes esmakordselt, raske oli, kraapisime kõik raha kokku, aga Helsingkastral. Ja kui meil ei olnud eelnevalt ühtegi sellist välismessi kogemust, aga esiteks sellel messil meid kiideti, väga paljud soomlased kiitsid, et teil on messi ilusaim boks just meie värvilahenduse üle ja pakendi disaini üle, et nii mõnigi Istute seal siukses roosas kollases boksis ju? No enam-vähem jah. Väga lahe. aga no nii mõnigi, ütleme, et suurem tootja oli, ütlesid, et küll teil on palju rahvast, meil ei ole. Saarioinen istus üksi ja. Käis neil ka, aga võib-olla see oligi messil, käisin ise ka ringi, et tõesti me olime võib-olla ainukesed, kes selliseid tooteid pakkusime. Et selles osas ja me saime sellel messil nii Soome kui Prantsusmaale otsekontaktid ja muidugi Soomes olid ka nii nimetatud distribuutorid, kes kohe olid nõus lahkesti suure raha eest meid igale poole aitama. Aga olles ise nüüd katsetanud ka siin erinevaid müügiinimesi ja lähtuvalt ka oma teisest tööst, et meil on alati võimalik nõu küsida targematelt ja kes on valdkonnas rohkem tööd teinud. Et siis võib-olla selline tavapärane distributsioon on ka võib-olla siin muutumas selles osas, et on öeldud, et kui tahad tööd teha, tee tulemus, siis maksame raha nagu, mitte vastupidi, et tuleb, ma arvan, et kui välisturule liikuda, siis tuleb omada seal selle riigi kontakte, kes tunneb tõesti seda turgu, ja teiseks tuleb tunda kultuuri, ja tuleb ka aru saada, et kas sinu toode ikkagi seal läheb peale või see on lihtsalt mõte sinu peas, et ta võiks peale minna. Et kindlasti me ei ole täna öelnud, et me tahaks ainult Soomega tegeleda. Sinna, kus meil pakkumine tuleb, sinna me tahame minna. Ja muidugi aru saada, et me sobime sellesse kontseptsioonina. Ja teil oleks võimekust ka ilmselt siis? Ja täna, kuna me oleme investeerinud, kui me räägime karastusjookidest, siis ja karastusjookide poole pealt on meil täna teatud mahu tootmise võimekus olemas, sest me täna nii mitmelegi Eesti väiksemale tootjale pakume teenust.
minul on suur rõõm näha, et kui mu liin töötab iga päev. Et kui liin ei tööta, see on lihtsalt minu silmis nagu raha põlemine. Ja seda ei arva ka ainult mina, vaid kogu meie meeskond, eks nagu. Et selles suhtes jah, me näeme vaeva, et kõik see, mis me siia oleme soetanud, et ikkagi töötaks, mitte ei seisaks. Kuidas COVID mõjutas teie äritegevust ja mis te sellest kogemusest õppisite? Kui enne COVIDit keskendusime pigem ainult sellisele kontseptsioonile, et toodame kvaliteetset tooret, müüme teda restoranidesse, proovime poodidesse, lihtsalt erakliendile ja nii edasi, et rõhutades, et tegemist on mahedaga, või mürke pole kasutatud ja nii edasi, eks nagu. Siis tegelikult ütleme, et ka siis juba me nägime, et väga-väga raske on konkureerida sisse tuleva odava Poola või Hiina kaubaga. Ja võib-olla COVID oligi, nagu ma enne mainisin, et meil oli pärast COVIDit võimalik lõpetada või jätkata. Ja kuna ma enne COVIDit võib-olla ei suutnud oma perekonnale selgeks teha seda filosoofiat, et me peame väärindama, mitte toormele keskenduma, eks ne. Sest et tooret on alati, et kui sul sügisel on mida koristada ja on kellele maha müüa, siis sa saad mingi raha. Aga kui sa näed, et sa oled selline arenev ettevõte, on vaja investeeringuid teha ja nii edasi, et siis see müüdud toorme pealt saadud raha patakas ei aita sul nagu edasi areneda. Nii et pigem peale seda COVIDit oligi see, et me võtsime ennast kätte ja hakkasime nende väärindamise asjadega pihta. Nii et see, kus me täna oleme oma meeskonnaga jõudnud, nii et me oleme ainult saame uhkust tunda. Sest et ka kogu see diplomite ja aukirjade armee siin seina peal räägib nagu omaette lugu, nii et pigem ma arvan, et me tegime õige otsusena. Et tegelikult sellest ajast on väga paljud siis nagu innovatsioon nii-öelda teie tootmises jäänud igapäeva praktikasse? Ja, kindlasti. Ja seda me tahame ka selles osas kogu aeg hoida ja edasi arendada. Me oleme ka, nagu sa ise näed, et me oleme tegelikult valinud ju sellise tee, et me ei konkureeri piimatoodetega, pagaritoodetega ja nii edasi, et kui me enne rääkisime üldse nagu alustamises, siis võib-olla meil oli ka see, et me pidime endale nagu aru andma, et kui me nagu lähme kellegi teise konkureerima, eks nagu siis nemad on juba sisse töötanud raja peal ja nad kas või hinnasurvega tapavad meid igal juhul ära, eks nagu, et me ei jõuagi kaugemale. Nii et me pigem täna seilame teises vees nagu, et. No hinnast rääkides kindlasti on inimesi, kes ütlevad, et oi, limonad seal 3-4 eurot. Siin on paar küüslauk on ju pakendatud ja need on ka on ju seal 6 eurot, 7 eurot võib-olla on ju. Et me enne korra just nägime, kuidas villiti purki siis jääteed. Et suurtootjad teevad selleks omad liigutused, aga Vinkimon teeb selleks lisaliigutused, et too see võrdlus välja. No esiteks, kui me räägime jääteest, siis jäätee tõmmise me keedamise. Ajaliselt see võtab aega kuskil 6 tundi. Sest et meil on ühe partii jaoks vaja kuskil 300 liitrit seda. Siis on vaja seda jahutada. Siis me võtame naturaalse külmutatud evakuatoorne toormahla, sulatame selle ja lisame kõik need vitamiinid, suhkrud, asjad segame, pumpame ta ümber, eks nagu jahutus, paneme õrna CO2 sisse ja villime. Et ehk see on see, et me ei kasuta mitte ühtegi lõhna- ja maitseainet. Kõik on naturaalne. Aga kui me räägime nagu suurtootjatest ja võib-olla riiulites olevatest jookidest, eks nagu,
noh, ega koostisosasid lugedes, et iga teisel on seal lõhna ja maitseained ja võib-olla see ongi kõige suurem erinevus, et noh, kui me läheks ka valiks tee, et teeme midagi ainult sellepärast, et olla ka seal riiuli peal, eks nagu, siis noh, ma arvan, et me suudaks ka oluliselt odavamalt toota. Nagu, et, noh. Aga võib-olla see ongi selle naturaalsuse hind. Nagu. Just, et ega lõppkokkuvõttes igaüks saab ise otsustada, et võtta meie jäätee ja võtta sealt riiulist suvaline jäätee ja panna maitsed kokku, et noh, täpselt nii ongi. No, kuidas te tagate, et teie ettevõte on jätkusuutlik nii majanduslikult kui ka keskkonnasõbralikult? Esiteks me suudame kõik asjad väärindada. Kaasa arvatud näiteks pressijäägid, mida me küll oleme praegu kompostinud, sest et lihtsalt meil ei ole seda ajalist ressurssi, aga meil on täna tekkinud juba idee, kus me saaks seda pressijääki kasutada. Et ega meie tootmises tegelikult täna ei jäägi väga midagi sellist üle, mis keskkonnale väga suurt mõju avaldaks. Sest et kui me küüslauku koristame, siis küüslaugu pealsed kombain lõikab põllu peal maha, need jäävad juba väetiseks mulla sisse ja õisikud oleme ka ära korjanud, kui on see õisiku lõikeperiood, et need seisavad meil täna sügavkülmas. Meil tahtsime tulla küüslaugu õisiku pestoga välja. Seal oli väga mõnus see kikk, aga jällegi võib-olla ajaline faktor oli selles kohas hea, et me ei tulnud, et kuna 3 kuu pärast oli see pestos see kikk kadunud, eks nagu, ja siis see maitses nagu malts. Nagu. Noh, mul ema ikka ütleb, et näed, sul on pool külmikut seda õisikut täis, mis teed taga vaata. Nagu, et ma ütlesin, et las ta seisab, et tuleviku jaoks. Et kui tekib idee, küll ta siis tuleb. Nagu, ja majanduslikult sa ei ole ka väga kurtja mees. No pigem mitte, mille üle me siin kurdame, et ega siis ma arvan, et tuleb olla ajaga ühes sammus ja kui majandus on nii nagu on, et ega siis alati tuleb neid pluss-miinus tehteid teha, et eks me ütleme, et noore ja rohelise tootjana me oleme ka ju igasuguseid tooteid teinud, ega meil on täna ju arsenalis jäätiseks, aga noh, midagi teha ei ole, et jäätis on Eestis 3 kuud, ülejäänud aja on puhtalt sellised, noh, ma ei tea, ma nimetaks nagu ei midagi sisse toovateks, et noh, meil on ta olemas, aga me näiteks jäätisega ei viitsi rohkem jännata. Et me oleme pigem olnudki sellest, et me tuleme täiesti teisest valdkonnast. Meil ei ole tegelikult toidu tootmisega midagi pistmist olnud. Ma võib-olla armastan väga toitu ja mulle meeldib kodus süüa teha ja nii edasi, eks nagu. Aga ja noh, see, mis sulle meeldib, ei pruugi mulle meeldida, eks nagu. Et ja tegelikult see väärindamine ongi seda õpetanud, et täna me võib-olla nii entusiastlikult ei lähe midagi turule pakkuma, kui me ei ole veendunud, et turg ei taha seda. Ja võib-olla siin võikski esile tuua selliseid eksootilisemaid tootjaid, et noh, kui ongi, et keegi arvab, et võiks, noh, ma ei tea, liiga teha, aga et näiteks noh, kitsejuustu, aga ta on ikkagi vägagi spetsiifilise maitsega, et ja paljud seda ei söö, et siis me täna oleme võtnud ikkagi selle eesmärgi, et saada ennem turust aru, et kui palju sellest 100% on tarbijaid. Ja kui me näeme, et see on ikkagi rohkem kui 40% ja et seda nii-öelda tarbijaskonda on võimalik kasvatada, no siis me võtame selle eesmärgi, et seda teha. Aga kui on ikkagi vähem, nagu noh, siis ei ole seda mõtet seda vähemuse järgi oma sihikut nagu paika panna. No, tegu on pereettevõttega ja täna siin jalutades oleme praktiliselt kõik su suguvõsaga siin tutvunud ja üle vaadanud, ja kõik askeldavad oma ametipostidel, et millised on need õppetunnid, mida sa saad omast käest jagada, et võib-olla inimestele, kes soovivad oma elu siduda maal elamise ja ettevõtlusega. Õppetunnid. No õppetunnid, ega siis
no täna on tõesti selline harmooniline päev, aga ma täiesti tõele au andes, et ega meil on ka keerulisi päevi, sest et tegemist on ikkagi erinevate generatsioonidega. Et ja aeg-ajalt ikkagi meil siin ütlemist on ja võib-olla täna ongi, ma ise olen teadlikult sellise suuna võtnud, et kui näiteks mingi uue retseptuuriga on tegemist, siis mina ja veel paar inimest, aga üldiselt mina ja toidutehnoloog, kes panevad esialgsed asjad paika, teevad mingid katsetused ja siis me tuleme siia laua taha, proovime ja katsume nagu teiste emotsioonidest aru saada. Enne toimus see kõik niimoodi, kuulge, selline mõte, noh, mitte et kuidas see toode valmis saada, vaid et kõik maailma pahad asjad siis said kokku seal laua peal, eks nagu. Ehk siis me välistasime selle ja täna katsume ka kõige teiste asjadega selliselt teha, et kui sul on endal nagu protseduurika selge, siis sa tuled nagu laivi ja presenteerid seda teistele. Et ja noh, me ju tunneme ka üksteist ja me teame, et kes süveneb või kellel on lihtsalt emotsiooni najalt ütleb, ei, see kõlba kuskile. Et ka näiteks meie see Vinkimanni logo, et noh, selle kohta oli meil, ma ei tea, mitu kuud oli sajatamist kõigile, et mõttetu kribu, keegi ei vaata seda ja nii edasi, pakendid ja nii edasi on koledad ja noh, aga ma ei tea, täna on nagu töötab ja toimib, et. Ühesõnaga nõuanne on see, et emotsioonid tuleks jätta sinna aia taha, kui tulla ja rääkida tööst. Pigem ütleks niimoodi, et kui tegemist on perega, siis noh, te ikkagi tunnete juba aastaid, et kellel mingid tugevused on, et ja. Rakendada need tugevused siis. Just ja ongi, et sellised kriitilised otsused, mis vajavad otsustamist, et need tuleb teha väiksemas seltskonnas ja lihtsalt siis teistele seda presenteerida ja tõdeda fakti, et nüüd nii on. Aga noh, loomulikult ega siis vanemalt generatsioonilt on ju palju õppida ja ikkagi ka nende mõtetega tuleb arvestada, et võib-olla ma olen noh, selles suhtes ka kärsitu, eks nagu, et kui mina näen igal pool nagu seda positiivsust, et noh, teeme vaata, et noh, ma isegi ei võta nagu läbikukkumist, et kui sul midagi õnnestu, ma ei võta seda, et nüüd näed, ei tulnud välja. Pigem on see, et proovi uuesti, et nüüd teistmoodi, et siis kindlasti tuleb ja et pigem ma võtan nii-öelda neid negatiivseid asju kogemusena, eks noh. Et sa ei jää sellesse negatiivsesse emotsiooni kinni, et nüüd nii ei saa, eks nagu. Et ja noh, mul on siin kodus paljugi nina peale visatud nagu, et sa võtad liiga palju riske, eks nagu. Oled sa mõelnud ka selle peale, et kui ühel hetkel ema ja isa tulevad, ütlevad, et okei, nii nüüd algab minu pension. Ma ei viitsi enam. Mis siis saab? Kus saab häid inimesi või oled sa arvestanud sellega? Ega selles suhtes, et hea töötaja on see, kes armastab seda tööd teha nagu. See ei ole ainult toidu tootmises, vaid see on kõigis valdkondades. Me oleme katsetanud, proovinud erinevaid inimesi, mitte siis toidu tootmisesse, vaid müügi peale. Aga noh, kahjuks peab tõdema seda, et ikkagi pigem see palgatööline on keskendunud iga kuu selle palga saamisele, aga mitte ei keskendu siis müügi tegemisele. No ta ei ole perekonnaliige, on ju. Noh, millest tema palk siis tegelikult tuleks, eks nii. Et meil on meeskond, et ja ma ei muretse selle pärast, et ühel päeval, kui mul ema ja isa tõesti tulevad, ütlevad, et nüüd nemad astuvad kõrvale, et siis me saame hakkama. Räägi natuke ka teie agroturismi võimalustest siin Vinkimannis. Sellel aastal siis esmakordselt, me olime juba tegelikult eelmine aasta valmis, aga kuna kõik sellised valmisolekud teiste jaoks tähendavad ka mingite protseduuride ümber tegemist, siis sellel aastal esmakordselt külastas meid üks grupp,
seal oli kuskil 40 inimest. Ja me omalt poolt siis, kuna meil ka kogemusi ei olnud, aga me siis proovisime seda võimalikult hästi teha. Et olin ma ise kohal, oli mul ema kohal, vanatädi. Et tegime nendele inimestele siis ülevaate sellest kohast, mis siin on toimunud ajalooliselt. Näitasime neile põldu. Tegime toodete degustatsiooni. Sellel päeval oli meil võimalus ka neile näidata limonaadi villimist klaaspudelisse. Et paljud ei ole seda näinud. Ja lõpuks oli neil võimalus oma üleliigne raha meie talupoodi jätta, et kaasa osta neid jooke ja muid sööke. Jäädi rahule? No üldiselt jäädi nii, et ka meie jäime rahule, et kassa oli omajagu suur. Kas te jagasite tagasisidet ka? Ja ma rääkisin selle grupi juhiga, tema nimi oli siis Monika, ta on Rakverest pärit. Ja ta ütles, et väga positiivne oli, et kindlasti Vinkimon jääb nende sellesse ringi, keda külastatakse. Et ka see oli nende jaoks nagu esmakordne siia tulla. Ja muidugi mina ei karda ka kriitikat vastu võtta, et siis ta ainukese asjana ütles, et ära seisa teinekord käed puusad, sest et võib-olla siis vanem inimene vaatab, et sa oled selline ükskõikne ja ta ei tahagi rohkem siia tulla. Siis ma ütlesin, et see ei ole esimest korda, et seda märkust on ennem ka tehtud. Nii et ma katsun ennast parandada selles. No milliseid uusi tooteid ja projekte võib Vinkimonilt tulevikus või lähitulevikus isegi oodata? Kui me räägime projektidest, siis septembri alguses, kui mälu ei peta, siis Põhja-Eestis on selline tore asi, on triiphoonete päev. Ja see siis 8. septembril me teeme oma uksed lahti, et saabki tulla siia uudistama. Me teeme tehasetuure, teeme põllutuure, räägime siis küüslaugust ja ebagodooniast ja samamoodi kõik siis saavad endale tooteid kaasa osta ja tõenäoliselt musta küüslaugu siis kasmed selleks ajaks võiks saada mingil kujul purki, et uudistajad ja huvitujad saaksid seda siis endale kaasa osta. Te kuulasite Moodne talu taskuhäälingut. Aitäh, Rando, et leidsid aega meiega vestelda ja jagada oma lugu ja ootame põnevusega, mida Vinkimon tulevikus pakub. Aitäh, et tulite.